Kui me elame, siis me elame Issandale ja kui me sureme, siis me sureme Issandale. Kas me nüüd elame või sureme, me oleme Issanda päralt. Me oleme täna kogunenud siia rahulikule mäele, et paludagi rahu ühele hingele ja aidata tal minna nähtavast maailmast nähtamatusse maailma. Meil kõigil on oma aeg ja koht siin maises maailmas. Mõnel pikem, mõnel lühem, mõnel keerulisem, mõnel lihtsam. Aga see aeg lõpeb ühel hetkel. Lõpeb ühel hetkel meie kõigi jaoks. Ja siis jäävad ainult mälestus. Tänasest hetkest jäävad mälestused ühest tõelisest isamaalisest mehest, kelle elu meenutades tuleb mulle silme ette pilt, kuidas ta vaba mehena nagu kotkas meie kalli kodumaa kohal hõljus ja kõike seda, mis halb proovis parandada ja kõike seda, mis vale proovis õigeks teha. Ja seeläbi on just kui suure kotka lend meie kõigiga edasi käsib. Ei unune need kotka lendamised. Ei abikaasal, ei lastel, ei sugulastel, ei sõpradel, ei võitluskaaslastel ega minulgi mitte. Ja selle laulu ajal oli tunda, kuidas kotkatiibade tuulevihin siin saalis ringi hõljus. Oli Jaaku ära saanud. Kohtusin selle suure mehega viimast korda ühel jõulupeol. Rääkisime asjad ja olemised selgeks, teadmata, et see on viimane rääkimine. Teadmata, et see on viimane kohtumine. Oleks teadnud, oleks palunud loojal see hetk peatada või lasta pikemalt kesta. Aga usun, et siin viibijatel on selliseid hetki kõigil. Nendest hetkedest jääb hea mälestus ja see mälestus jääb meis igavesti saama. Üks meie ühine sõber ütles teada saamisel, et Jaaku enam ei ole nõnda. Kahju, et minu suur eeskuju võeti taevasse. Oleksime veel koos suuri asju kord saada.
Ainuüksi see lause näitab juba, kui oluliseks ja heaks kaaslaseks teda peeti. Rääkimata siis veel perekonnast. Oma elu oskas Jaak perekondlikus võttes väga huvitavalt elada. Me peaksime ju nagu meest tundma, teadma tema tegemisi, kui ta on avalikus elus tegev. Ja tegelikult ei tea. Tema päriselt olemist me oskame ju ainult aimata. Või nagu ta ise ütles, kui pole küsitud, siis järelikult ei tunta huvi. Oleksime võinud tunda, sest iga inimene on eriline ja igas inimeses peituvad erilised tahud. Väljas avalikkuse ees me oleme üks, aga kui koduukse sulged, siis oled sa ju hoopis teine. Sa oled päris mina ja sinu päris olemus tuleb esile. Kummaline on see, et kui oma elu elad kuidagi rutakalt, siis südames elad sa ka hoopis vaoshoituma. Nii tegi ka Jaak. Hoiad sa ju oma südames ainult neid, kes sulle on tõeliselt tähtsad ja teed valikuid. Ma tänan siinkohal kõiki neid inimesi, kes oma elu on Jaaguga jaganud. See aitas tal paremini elada, olla parem inimene, tunda ennast väärtuslikuna. Järgmise laulu sõnad ütlevad, kas aimame, kui habras on niit, mis mind sinu või minu või eluga seob ja jäädavalt minema siit mõni tunnetu hetk mind viib. Ma väga loodan, et see eluniit, mis teid sidus, jääb selleks ilusaks mälestuseks. Minu ja Jaak.
meie au on truudus. Tuhandeid kordi on Jaagu huulilt see lause kõlanud. Pidagem siis kõik seda lauset meeles, sest truudus on ülimaade. Truudus kodumaale, truudus sõpradele, truudus perekonnale, truudus isamaale. Me näeme siin seismas samamoodi mõtlevaid mehi ja naisi. Näeme kamraade, kes on tulnud viimast austust avaldama oma juhile, oma mõttekaaslasele ja kelle üle oli Jaagul lisaks oma lastele ja lähedastele hea meel ja võimalus oma eluteel toetada. Jaak oli truu kuni surmani. Ta oli osa rahvast, veri rahva verest. Eesti Leegri sõprade klubi võib õigustatult nimetada Jaagu teiseks perekonnaks. Ja meie tänu talle oli auriikme staatus. Vaadates aga tagasi Jaagu toimetamistele üldse, siis näen siin paljusid aatekaaslasi erinevatest eluetappidest. Siin on Läänemaa jäägrikompanii mehi, siin on Kaitseliidu mehi, siin on EKRE ja pereerakonna mehi ja loodan, et on ka nendest aegadest, kui Jaak Kuperjanovi pataljoni taastas ka neid mehi. Meid kõiki ühendab armastus. Armastus Jaagu tegemiste ja Eesti vastu. Et see meie isade maa oleks vaba, aus ja rahvakesk. Täpselt nii, nagu Jaak soovis. Täna me oleme siin kui üks suur perekond saatmas Jaaku igavikku maale. Ja nii nagu ta oma pereelus andis ta ka kõigile teistele tükikesi oma hingest edasi. Tükikesi, mis sütitasid mehi tegudele, tükikesi, mis aitasid teinekord teda armastada. Elus ei ole juhuseid. Minu meelest kõik, mis Jaak tegi ta südamega ja mõeldes vabale Eestile. Olen ise Jaaguga piisavalt palju koos olnud ja arutanud Eesti elu ja Jumala üle. Ja võin kinnitada, et kuni viimsi hingetõmbeni oli ta mees, kes valutas südant meie kõigi tuleviku pärast. Jaak oli tõeline sirgesendne Eesti ohvitser ja ta ei kannatanud, kui punakommunistid võimu võtavad. Selle nimel ta elas ja tegutses. Ja kes vähegi patrioodina tunneb ja temaga kokku on puutunud, need teavad seda. Sest need lood algasid alati sõnaga nii. Aga need lood olid kantud meie Eesti põhiseaduse preambula vaimus, kõikumatus usus ja vankumatus tahtes, kindlustada ja arendada riiki, mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise ustumatul õigusel, mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvele ning peab tagama Eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aeg. Jaak mõtles nii. Jaak andis oma hingest tükikesi, et me kõik seda edasi kannaksime. Täna seisavad siin kõrvuti inimesed, kes pidasid Jaagust lugu.
Pidasid lugu ühest mehest, kes kunagi ei vandunud alla. Ei vandunud alla isegi siis, kui surmaingel oli juba uksele koputamas ja Valhalla väravat avanemas. Mulle meeldib mõelda, et me kunagi Jaaguga kohtume. Ja selleks kohtumiks paigaks on üks öine tund, ühe kasarmu ees, ühel kõnniteel, kus oleme mina, särav latern, Jaak ja Igar. Mõtlesin pikalt, mis sõnad ma Jaagule kaasa ütleks. Ja leidsin need sõnad. Leidsin need sõnad, mille oli öelnud Hubert Lamey 12. märtsil 1976 Augsburgi krematooriumis meie legendaarsele legionäärile Alfred Krebasele. Ja ma usun, et te kõik, kes Jaaku tundsite, ühinete nende sõnadega. Hüvasti ja relvavend. Mine nüüd sinna nähtamatusse suurde armeesse, kuhu sa oled ära kutsutud ja kus ootavad sind ees tuhanded sõbrad, kes sinule vastu sirutavad oma käe. Truuks me jääme Isamaa.
on kirjutatud. Issand, sa uurid mind läbi ja tunned mind. Sina tead, millal ma maha istun ja millal ma tõusen. Sa mõistad kaugelt ära mu mõtted. Sa mõõdad ära mu käimise ja mu pikali olemise. Ja kõik mu teed on sulle tuttavad. Su silmad nägid mind juba eos ja su raamatusse kirjutati kõik päevad, mis olid määratud. Ehk küll ühte ainustki neist ei olnud elu. Nii olid ka Jaagu päevad määratud enne tema sündi. Täna me jätame hüvasti abikaasa, isa, vanaisa, kalli sugulase, sõbra ja hea kamraadi Jaak Mosi. Igaüks, kes teda on armastanud ja temast lugu pidanud, pidagu seda armastust ja lugupidamist ikka palju. Keda tema on armastanud, see olgu tänulik kogu armastuse eest. Kes talle on võlgu jäänud armastussõnade või tegude poolest, palub andeks andmise pärast. Ja kellele ta on valu teinud, see andestagu talle. Nii nagu meilegi tuleb andestada. Jätame rahus ja tänades Jaaguga hüvasti ja usaldame ta Noe halastuse all. Sinu kätte kõikvõimas loojad. Ja usaldame Jaagu lootuses, et sa äratad ta üles viimsel päeval koos kõigi nendega, kes Kristuses on uinud. Vii temast lõpule see, mida sina pühas ristimises oled alustanud ja kingi talle igavene rahu Jeesuse Kristuse mõistmisel. Anna talle sirget selga, anna talle sirget teed, et ta saaks teispooluses võidelda meie au ja meie tunnustuseks. Igavene rahu on sinu ja igavene valmispaistus. Aamen. Kes ei ole saanud veel Jaaguga hüvasti jätta, praegu on see võimalus. Peale mida me sulgeme kirstukaane ja lahkume temast igaveseks. Eelkõige perekond see peaks.
on jäädavalt teistpool. Olgu sul rahu ja vaikus ja valgus seal teisel pool. Suur tänu teile kõikidele, kes te tulid Jaaku ära saata. Kui Jumal lubab, siis tema matusetalitus on tema sünnipäeval 19. märtsil, kus sellest anname juba täpsemalt teada. Aitäh teile veel kord, mingem rahuga ja teenimist.